Tere tulemast sisuloojate aastalõpu mälumängule! Olen siia mõnusasse ja hubasesse Terminal Records and Baari kutsunud 15 sisuloojat, kes hakkavad 3 tiimides omavahel mõõtu võtma. Ja ega siin muud ei olegi, kui soovime teada, kes siin kohal on ja mis on tiimide nimed. Alustame siit. Aston, räägi, kellega sa siin oled ja kes on, mis sul tiimi nime? Ma olen siin Sydneyga ja Ralfiga. Meie tiimi nimi on Don't Worry Darling, sellepärast, et siin ei ole muret, siin tuleb ainult võit. Väga hea. Nii, Mihkel, räägi, kellega sina siin oled ja mis teie tiimi nimi on? Minuga on siin Akrom Pärepel ja meil on siin 3 peale kokku ja samuti ka meie nimi on IQ67. Kepu, tee tuttavaks. Minuga on siin Mr. Mõisnik ja Markus Sinivee ja meie tiimi nimi on Mõgemaa A. Mõgemaa A. Mõgemaa A. Naad on sidekriips. Jah. Kolmanda A juures. Karit. Maia. Minuga on siin Aaron ja Sebastian ja meie tiimi nimi on The Supremes, et rohkem pole vaja öelda. Väga meeldib. Ja viimane, teeme üheks aplausiga mõjuda. Ja minuga on siin Steven ja Anni ja meie tiimi nimi on Nobelit. Nobelit? Me oleme preemiad ja paneme selle kinnina. Nobel. Vaatame. Aga meil on kohe ka esimene ülesanne, mis ei ole absoluutselt seotud ei selle paberiga, ei ühelegi küsimusele vastamisega, vaid esimeseks vooruks. Kuna me siin kõik ühel või teisel määral sisuloojad oleme, siis esimene voor on teha üks TikTok. Teil on aega 10 minutit, et teha oma tiimiga üks TikToki video ja postitada see üles siis Sisumaja kanalile. Ja kellel õhtu lõpuks on kõige rohkem vaatamisi, see saab 5 punkti, teine koht saab 4 punkti, kolmas 3, neljas 2 ja 5 1. Easy. Nii et 10 minutit läks käima. Nüüd! Meil on parim plaan. Me teeme 6-7 on a Merry Christmas ja me saame easy win. Ma tean neid asju lihtsalt. Ma tahan ausalt nagu, mul ei ole ühtegi ideed. Ma tavaliselt kirjutan ikka ette. Igal pool võime teha, kui tahame. Mina arvan, peaks lihtsalt midagi täiesti suvalist jäppima, kuna see on räigelt Kepu teema. Võta mingi inimese küsima tal mingi lolli küsimuse. Õues või? Meil on 10 minutit vist. Oota, 10 minutit, et teha ja postitada ka või? Käib juba või? Issand jumal. Kuule, me peaksime tegelikult tegutsema vist. Tegelikult peaks. Meet lähevad kokku, seda on nii lihtne filmida. Ja me võiks veel olla eraldi nagu laudades ka, et üks on nagu tulle vaata just nagu ja siis tuleb Artjom, on ka nagu niimoodi ja siis sa oled nagu pöörd nagu ümber ja siis tuleb plott, et me tuleme. Jaa, täpselt. Teil aju on nii lahtiduna, ma olen nii kinni, aga okei, ei vabalt, teeme ära. Kiirelt. Meie eesmärk on saada võimalikult palju vaatamisi. Me peame nüüd mõtlema, et teie teate, ma arvan, rohkem. Mis toob vaatamisi on draama selles mõttes? Okei, valime lihtsalt siis popimad. Kumb enne teeb 6-7? Ühesõnaga, ma istun näiteks Istu sinna. Täiega flirtavad. Pärbel on siis seal, Nagu meta. Nagu kui me jätame produ peale. Pane siia vahele. Siia vahele või? Näe. Ja meil on tripod olemas. Oota, ta läheb minema. Vaata, kas ta kokku ei saa rohkem suruda. Taylor Swift, pane nüüd. Hoia kinni nüüd seda asja siin. Ta ei taha väga hoida. Räigelt sebivalt. Oota, tegelikult sa ei saa teha sellega. Ei, ma saan. Teeme pikalt, nii pikemalt. 3, 2, 1. Nii, meil võiks kiirem olla. Kohe, fucking intro. Ma oleks õue, siis kõlliks sealt. Me teame õues siis. Õues on siit pool. Saa seda filmi. Jaa, ei, see on filmi, jah. No saame hakkama tööle. Võime siin ka teha. Nii. 6-7 on a Merry Christmas. Niimoodi tegema. Ja siis see 6-7 mõlemal poolel on ju? Jaa. Nii. Aga kummale poole enne? 6-7 on a Merry. Nagu parem. Lihtsalt pane inimest tuleb nagu. See on nii easy. Ütleks paremini praegu. Me peame kiiresti tegema. Meil on mingi, ma arvan, 5 mintsa. Palju meil aega on üldse? Meil on vähe järel. Nii.
teeme mingi valguse kas me juurde. oleme mikrofoni ka või? Kuidas me heli võtame sinna? Võime lihtsalt öelda ka muidugi. Öelge kõvasti, paneme... Kurat, jah. Aga ütle üks asi, mis sul näiteks, mida sa kodust väga igatsed. Hernesupp. Võta sealt äkki, et ma olen justkui nagu sinna poole. Ja. Ma lihtsalt vaatan siin ja siis tüübid on nagu, oota, miks see Markus siin mingi baaris on, eks ju? 3 lemmik. Ei, loete mulle ette. See on ju sohi tegemine. TikToki ma ei taha teha midagi. Siin on keegi ei öelnud midagi. Meil on vaja TikTok filmida praegu. No pictures. Okei, me räägime nagu omavahel alguses, eks ju? Okei, teeme nii, meil on vähe aega, aga teeme ära midagi. 5 minutit. No näed, 5 minutit. Kas me teeme 5 minutiga ära? Okei, teeme. Filmid ennast või mind? Me peaksime, ma ei tea, hakkame tegema midagi. Oota, mis ma ütlen alguses, miks see tüüp teeb seda, kas ta varastab või midagi sellist? Okei, ehk siis ma ütlen, teeme. Kepu, vaata, mis tüüp. Teeme uuesti, ta ei käib. Kepu, vaata, mis see tüüp teeb seal, kas ta varastab või? 1. Ei, ma näen seda. Ei, ma lihtsalt näen seda, et teeme korra. Ma pean olema ikkagi nagu arvim. Me tahame ka Kuidas me seda teeme? Oi, oma. Tahaks nagu saboteerida lihtsalt. Kas me peaks saboteerima? Seda pole öeldud, et saboteerida ei tohi samas. Oda, ikka ta filmib seal. Mine sinna ja teeme ära. Markus Siniväe, kiiresti segan. Ei, me ei saa. Meil on tõesti väga... Sebastian rääkis sinu kohta lihtsalt ühe lause. Mida sa arvad Sebastianist? Väga tore poiss. On tore poiss. Ta ütles, et sa oled ebaoriginaalne. Thanks. Teeme uuesti korra kiirelt. See oli väga hea. See oli väga hea. Paneme ruttu kokku. Bleach ja aknapesuvahend. See on nice. Meil praegu editamine käib, seal meie väike tööline. Ärme sega teda rohkem, ta on täiesti oma natural habitatis praegu, ta teeb oma asja. Ta on vaja võrra keerada ühe. See on nice. See on nii hea, me võidame selle. We can't. Ei, meil on kõik hästi, me kindlasti jõuame. Meil on mingi 30 sekundit alles praegult. Kohe kui timer läheb kinni, siis me läheme teeme endale natuke aega juurde. Me läheme, räägime Gerhardiga, keegi läheb, hakkab tantsima lava peal. Okei, ja sobib, aga oota, pane caption juurde. Oota edasi. Sorry. Ei, pane siia caption nagu ekraani. Kirjuta. Ekraani. Oota. Nii. Aeg on täis. Oota, Gerhard, meil oli üks asi rääkida. Noh. See pagana Kertumi kaamera, patarei. Ma tean, et sellel ei ole probleemi. See on minu kaamera, mitte ta käes on ja aku oli täis enne, kui ma alustasin. Ma ei tea, jah. Ja, aga selles ongi probleem, et nagu... Ta on liiga täis või? Ei. Et peaks nüüd ühendama? Ta peaks töötama. Vaadates neist tegelinskitest kõrvale on nüüd kõikidel TikTokid kenasti tehtud. Kahjuks aga punktide seis nii mustvalge veel ei ole ning peame natuke ootama, et TikTokid saaksid vaatamisi koguda. Seniks aga... Me lähme edasi teise vooruga. Teine voor ehk küsimuste voor on täpselt nii lihtne, kui ta kõlab. Mina esitan küsimuse ning meeskonnad saavad selle kenasti läbi arutada ja kui nad on valmis, siis vastuse paberile kirja panna. Kes saab kõige rohkem õigeid vastuseid, ongi vooru võitja. Oled valmis? Esimene küsimus. Me kõik teame, et väga kuulus striimer iShowSpeed käis Eestis, külastas meil siin peaministrit, käis driftimas, käis saunas. Ma ei teagi täpselt, kui kaua see kestis, kui ta siin Eestis oli, aga minu küsimus on, et sellest hetkest, kui striim algas, kuni selle hetkini, kui ta lennujaamas lennukisse astus, kui palju kasvas iShowSpeedi subscriberite arv? Valikvastuseid oleks vaja vist nagu. Valikvastuseid ei ole. Okei, võib-olla tõesti, jah. Kuskil 1000 kuni 10 000 vahel, aga kas pigem... Aga kas me arvestame sisse ka seda, et mingid täiesti suvalised inimesed, mitte Eestiga seotud inimesed võisid teda hakata jälgima? Ei, kindlasti hakkasid. Kõik Baltikum, mis tegelikult terve Baltikum vaatas seda striimi. See on 10K pluss kindlasti siis. Ja mu 10 on palju. Või samas,
okei, mingi 10-15. Ma saadaks 16. Ma tead 20 ka. On 18. Ma arvan, et sai ikka vast. Ma arvan, et ikka. Igas tiimil saab 10 totsu. Ta ju kasvab nii rõhtu. Ma ei oska nagu. Samas kõik teised, mida samal ajal performisid. Ei ole suur summa. Eesti striimi ajal ma arvan ikkagi 100 000 on natuke palju. Ma nagu... Kui me ütleme, et siin üle 10 000, tähendab seda, et 2500 per hour saama. Meil on juba number teada. Meil ka. Järgmine küsimus on. Oxford tuleb välja, et valib igal aastal sõna või fraasi, millest saab siis Word of the Year. Ja pärast 3-päevast hääletust, millest võttis osa 30 000 inimest, sai see lõpuks valitud. Ja küsimus ongi, et mis sõna või fraas päärati tiitliga Word of the Year 2025? Sõna või? See on mingi Prantsuse Ameerika seotud või? See ei ole nagu mingi tänapäeval mingi aura. Nagu sõna. Ikka nagu päris dictionary word. Oh fuck, ma tean seda, aga ma ei tule meelde. Mis see on? Sigma. Kett. Riisler. Fuck yes. Mu lemmiksõna. Ma olen nõus, ma olen selle vastusega iseenesest nõus, aga tuli uudis, kus oli, et ka mingi aasta sõna oli 67. Aga võib-olla see on mitte nagu Oxford sellest, vaid lihtsalt nagu kõik kasutavad. Ma arvan, et see on õige. Aga ma mäletan ise peaaegu. Mul tõi kohe see kuidagi pähe. See aasta ühes lõi, eelmine aasta. Mina ei tean, läheb nii kiiresti, kiirmood. Mitu aastat möödus tänavu Microsofti loomisest? Või 35. 18 jah, 18 peaks olema. Aga jah. Tahaks öelda 87. 87 või? Microsoft. 97. Sest et Windows 95. Need panid ju aastat järgi, Windows 2000 niimoodi. 60, 70 midagi. Praegu on 25, no mingi 50 midagi, okei. See peaks olema juubel, on ju. Kas Microsoft kui Microsofti nimega või enne seda? Enne kui oli mingi muu nimi, sellel võib olla. Sa ei tea isegi. Nii tark ma ka ei ole, selle jaoks oletegi teie siin. Sest me oleme väga targad. Järgmine küsimus on selline, kus tuleb päris palju kuulata mind. Mis ametiga on tegu? Aga ma räägin nüüd natukene. Robert Francis Prevost, sündinud Chicago külje all, kasvas tagasihoidlikust perest pärit noormehena üles 2 kultuuripiiril, liikudes nooruses teaduse, muusika ja kogukonna töö vahel. Õpingud viisid ta esmalt filosoofia ja hiljem ajaloo juurde, kuni üks ootamatu juhuslik kohtumine pani ta elusuunda täielikult muutma. Teda tunti kogu karjääri vältel kui erakordselt rahumeelset, dialoogi väärtustavat ja inimestega suhestuda oskavat mõtlejat, kes eelistas avalikule tähelepanule vaikset teed. Aastaid töötas ta Euroopa ja Ameerika vahel, püüdes ühitada erinevate rahvuste ootusi ja lepitada pingelisi olukordi. 2025. aastal läks ta aga ajalukku, kui ta esimese ameeriklasena ühele ametikohale astus. Mis ametiga on tegu? Jah, ma teadsin, et see küsimus tuleb. Kas see oli välja mõeldud või päris lugu? See on päris lugu. Mis ta nimi oli? Robert. Mis ta amet oli? See ongi küsimus. You almost got it. Miks sa oled see? Arvad, et tuleb siin või? Okei, pohkas. Aga ma arvan, et siin äkki mingi see, ta oli USA-st pärit. Üldus ju Brooklynis, kus ta ütles, et ta kasvas ühes. Äkki ta asus esimene Ameerika. Äkki ta hakkas nagu mingi teise riigi peaministriks või mingi taolist. Nagu mingi... Oota. Kas see ole mitte Rooma paavst? Toon jaa, pane kirja. Mis ta ütles? Ei, jaa, on küll, ma mäletan, sest et oligi, ma mäletan TikTokis seda arutelu, et Ameerikas küll ei taha sinna. Järge olge kuss. Me kogume infot. Nii head sa oled meiega. Aitäh. Robert Francis Prevost. Ma ei tea, kunstnik. Esimene ameeriklase kunstnik. Esimene. Millisel suurel üritusel filmiti Kiss Cam'i peale astronomeri tegevjuht Andy Preyron
ja tema personalijuht Kristin, kelle ootamatu embushetk vallandas 2025. aasta ühe enim räägitud töö- ja eraelu skandaali. Mis üritusel see Kisscam juhtus? See oli Coldplay kontsert. Räägib sellest või? Muidugi. Ma ei saanud aru, kas ma kuulsin õigesti või mitte. Ma kuulsin seda, et see ameeriklase asi oli suur TikTokis. Kas keegi mäletab midagi, mis TikTokis oli? Esimene ameeriklane läks mingile ametile. Scroll üles. Ja järgmine küsimus. Mis väljakutse see on? Räägin juurde siis. 2010. alguses läks laialdaselt levima üks väljakutse, mida internetis tehti. 2025. aastal tuli see trend tagasi, sel korral uue eesmärgiga, milleks oli teadvustada vaimset tervist ja ennetada enesetappu. Mis väljakutse see on? See oli see tomati söömise challenge, ma mäletan. Kaneeliga oli. Kaneelisaiad. Sa tõi teel. Mulle meeldib, kuidas küsimused lähevad nagu aina lihtsamaks, kui tal tundub. On jah, kusjuures. Või siis Icebucket. Ma mõtlesin ka sellele. 100% ongi. See tuli küll. Aga see on tagasi või? Ja isegi Laura Saliste tegi. Okei, siis on jah. Need eestlaste 3-0 tegid ka. Siis on tagasi. Siis on äri päriselt. Kris, oled nii locked in, mis juhtus? Palvetad või? Ma juba tean, et meie TikTok saab praegu rohkem vaatamisi. Lockdown reaalselt. Kuulete seda häält? Wow! See tähendab seda, et mingi boonusküsimus on tulnud. Me peame jälgima nüüd kõik seda ekraani ja väga vaikselt olema, sest ma loodan, et see kõik kostub siin, mis siin tulema hakkab nüüd. Aga palun. Hei hopsti kentukille, võid ilusti kenasti on kätte jõudnud esmaspäev, mil teie seda videot filmite. Mulle rohkem informatsiooni antud, millal see video peaks ülesse minema, aga loodetavasti tuleb see üpriski kiiresti, sellepärast, et minu küsimus on väga lihtne teile kui uuele Collab channelile. Nimetage kõik Collab channelid, mis tulid enne teid just siia Eestimaa aastikule. Kes nimetab kõige rohkem? Ongi võitja või selle raundi võitja. Pange samaselt edasi. Peace. Legendaarne. Mulle rääkisid nii paljud sellest kõedi, nagu seal chatis ma ei näete mingit, mis kõedi asjast te räägite. Kas see kanal peab YouTube'is veel täna liitev olema? Nii palju, kui kirjutas Marti mulle neid ette, nii palju, kui tal endal tuli. Mul hakkas ajalugu tööle praegu. Ma olen nagu hitin kanalid, mida saad ida arvatavasti. No siis me võime ju nimetada vist siis rohkem. Ma ei saa käekirjast nagu nii aru. Ei, see oli üks mänguväli. Me peaks panema Millennials ka. Millennials. Kas tehniliselt Marti ja Liina channel oli ka ju Collab channel? Paneme. Mina ei taha. Teha mingi kolmikud või? Sa irvitad kurat. Ei, ma küsisin, kas 2 inimest on Collab. Ma tean küll, et meil on sama vastus kirjas. Jõu, selles. Oh my god. Neid vastus ette nagu. Te poleks mõelnud, kas selle peale? Ma ei tulnud selle peale. Päriselt Oi, vastused. Esimene küsimus oli siis, et kui palju kasvas Speedi subscriberite arv? Palju panid? 6767. 6767. Jah. Me olime 18 000. 18 000. 33 000. 12 067. 36 000. Palju te panite? 33 000. 36 000. 18. Õige vastus oli. Kas me olime vähimad või? 21 000. Nii palju. Me olime 3 mööda. Teie olete kõige lähemal, jah? Ehk siis nii palju, kui ma nüüd peast vaatasin, te olite kõige lähemal. Me olime 3537 mööda. Teised olid kaugemal, nii et pange endale sinna linnuke, et te saite punkti. Nii, järgmine küsimus oli, mis sõna või fraas valiti siis Oxfordi sel aastas sõnaks? Kas keegi teab? Brainrot. 6-7 ei olnud. Brainrot. Kusjuures Brainrot oli seal valikute all. Aga Brainrot ei saanud selleks.
Mis siin oli veel? 6, 7. See pole sõna, see on number ju. Sigma. Sigma pakkus teie või? Jah. Okei, siis ikkagi tuleb välja, et keegi siit hetkel punkti ei saanud. See oli rage bait. See on sõnapaar, mitte sõna. Protest. Ja sellepärast ma mõtlesin ka, et kuidas saab olla. Rage bait. Õige. Ma mõtlesin ka, kuidas saab olla sõna, aga nad ütlesid, et siin oli täpselt, mille pärast ma ise kirjutasin ka sinna küsimusse, et sõna või fraas. Et kui see on isegi 2 või 3 sõnast koosnev, kui see tähendab ühte asja, siis ta ikkagi loetakse 1 sõnaks nende poolt vähemalt. 3. küsimus oli, mitu aastat möödus Microsofti loomisest? 40. 45. Me olime 30. 52. 35. Palju? 52. 50 aastat. Kõige lähemal. Viimasel hetkel minu pärast muutsime ära. Me tõusime 50 maha omal ja panime 45. Miks me panime 45 üldse? Ma ei tea, ma mõtlesin, et ei ole nii vana ka. Järgmine küsimus oli see Ameerika mees, kes astus mingisse ametisse sel aastal esimese ameeriklasena. Kas keegi teab? Teame, 100% teame. Mis te pakkusite? Välisriigi poliitik. Mis te pakkusite? Oota, Steven kirjeldab, mis me pakkusime. See oli see 2005 aastal. 2025. Me kuulisime 2005 aastal. Ma tahan valesi vastuseid ka kuulda, enne kui ma ütlen, et jaa, Rooma paast on õige. Nepal! Me kirjutasime Nepal. See oli sinu vastus. Ei, ma arvasin 2005 oli. 2005 me pakkusime, et krüptoasutaja. Oligi Rooma paast. Ma ei öelnud seda paasti nime, ma ütlesin tema kodaniku nime teile. Nii, järgmine vist on lihtne. Mis üritusel siis kuulus Kiss-Cam juhtus? Kõik koos? Kas keegi pani midagi muud ka? Ei pand, siis kõik said punkti, palju õnne teile. Coldplay kontserdil see asi tõesti juhtus. Mis väljakutse see oli? Ice Bucket Challenge. Ice Bucket Challenge, kui kellelgi oli midagi muud. Ja boonus, terved pikad nimekirjad. Nii palju pakkus mulle Martineid, mis tal nüüd peast tulid. Ehk siis Kris on Millennialsi kanalit teada. Ma ei tea, mis teil seal kirjas on. Rohkem. Millennials! Marti, kurat! Millennials! See on mingi paralleeluniversumi tüübid. Aga nagu... Kas ainult nendest võtame või? Kas Greatly loeb Eesti YouTuberit õigeks? Greatly ei olnud vist. Ei, sest Greatly oli agentuur. Okei. Ei, aga öelge üldse, kui teil on midagi listi välist. Meil on kuldne kolmik. Meil ka. Siis on järgult õige. Mis sul veel oli seal? Videokommuun. Videokommuun. See oli siuke nagu... Inimesed said siin ise nagu videosi saata ja siis need uploaditi sinna. Kas see on Collab Channel? Technically on, sest et kõik erinevad tüübid, kes toona tegid videosi. Me panime Märten ja Mallu. Meie ka. Siis on. Sobib. Kodu. Ja. Aga see on väga huvitav. IQ 6-7 on kes? Sest IQ 6-7 ja The Supremes on mõlemad hetkel juhtimas ja seda siis 12 punktiga. Ja loomulikult ei jää juhtivad võistkonnad ka ilma preemiata või siis praegusel juhul nälga. Sellepärast, et KFC andis meie liidripositsioonil olevatele võistkondadele näksimiseks oma talvised ämbrid. Aga the show must go on. Seega liigume edasi 3. vooru juurde ehk muusika. Kuna me oleme sellises kohas, kus meie ümber on siin väga palju muusikat, nii vinüülide kui teisel korrusel CD-de ja DVD-de, kõikvõimalike muusikakandjatega, siis me natukene räägime ka täna muusikast. Muusikavoor on siis selline, et 2025. aasta lood on mul siin, Eesti lood, ja ma panin need sõnad, andsin tehisintellektile ja ütlesin, et räägi, millest see lugu räägib. Ja nüüd ma räägingi, mida siis tehisintellekt mulle ütles ja teie siis ülesanne on ära arvata, mis looga on tegemist. Ma arvan, see on Sydney Voorna. Üks on raudselt see Steveni oma, see suhkur keelel. Suhkur minu keelel. 7. Nii. Oled valmis? Jaa. Tuleb esimene. Laul jutustab kentsakalt liialdatud minategelasest, kes tunneb end tõrjutuna ja maskeerib oma haavatavuse bravuurika, groteskse eneseirooniaga.
Ta vastandub teadlikult neile, kes tema silmis kuuluvad ägedamate hulka, muutes oma valu absurdi huumoriks, mis kõigub enesehaletsuse ja teatraalse fantaasia vahel. What the fuck? Whole lot of jääb. Nothing. Whole lot of jääb. Whole lot of jääb ta. Võib-olla küll tegelikult. See on see luus laud. See on õige, see on õige. Kas raskemaid tuleb ka või jääb siuksed? Loodame, et tuleb raskemaid ka. Okei, väga hea. Aitäh. Ma väga loodan. Aitäh, õpetaja. Ma ei arvestanud sellega, et nii prof kohale tuleb nagu sina. Aitäh. Ta laulis seda terve aasta. Ma olen näinud seda on tape. Tunned ära ennast sellest? Ja. Nein aru saab? Ei vist ei tunne. Oota. Vaatame, kes tunneb ära ennast järgmise looga. Number 2. Laul maalib humoorika portree edevast südamete murdjast, kes vuhiseb läbi oma glamuurse ja kiire elu, hoides end käigus väikese tummise elujõu joogirituaaliga. Tema maailm on ülevõimendatud ja muretu, just kui kerge komöödialik tants, millest ta lahustub argipäeva pingeid bravuuri ja muigega. Konkreetselt samad sõnad teisi järjest. Põhimõtteliselt, aga selles suhtes, et kui sa vastust teaksid, siis see on loogiline. Ka mingi sinna kuskile ei või? Elujõu joogi, nagu ma mõtlen, see on nagu... Kas ei või olla Sammi mingi laul? Südamete murdja, mõtle mu korra. Südamete murdja. Siin on ka mingi see elujõu. Ja täpselt. Miina ingel või? Jaa. Aga... Paneme praegu selle. Ei, aga see reaalselt on täpselt see. See või Miina ingel. Ma ei tea, sükust asja isegi. Kes see on? Et see on? Paneme selle. Tommi käes espresso macchiato või võib-olla tummine. Jaa, paneme hea selle. See on ainuke, mis mul pähe praegu tuleb. 3. lugu. Laul kujutab bravuurikat, hüperaktiivset spordikangelase karikatuuri, kes liigub läbi elu nagu areenil. Kõikjal teda saadavad ülistused, liialdatud edulood ja rahva elevus. Tema maailm on ühtaegu hurmav ja üle vindi keeratud, kus osavus, kuulsus ja uljas enesekindlus sulavad kokku võidukaks müüdiks. Nüüd ma ütleks, et see on see sama artist, kellest me räägime. Ja see on üks kindel laul, ma arvan. Kõik on bravuurikad meil. Ja. Hüperaktiivsed. Ciao, Evert. No nii, kõigil kirjas. Ei, andke palun veel 20 sekundit. Olgu, saab 20 sekundit. No nii, ja tuleb järgmine. 4. Laul maalib lüürilise pildi inimesest, kes seisab omaenda tundmuste jäises tühjuses, rebides end lahti kõigest maisest justkui rituaalseks vabastuseks. Selles hapras vaikuses kõlab ainus küsimus. Kas keegi teine tunneb sama külma, sama haavatavust või kaob ta üksinda lumisesse unne? On nii kuum. Eksus võiks küll tagasi tulla uute lugudega. Jah. See annab võib-olla hinti. Okei. Pärast üks protest sisse anda. Protest? Jaa. Protesti kohe? Ei, ma ei saa. Ma ei saa, ma annan ära muidu. Ootan protesti. Kui vastus on õige, siis võime protestida. Kui vale, siis... Kui vastus on õige, siis protesteerime. Ja siis me protestime räige. Aga selles suhtes, et protesteerite täielikult teisintellekti vastuses. Ei, mitte selle vastu. Vahet ei ole. Liigume pärast räägime. Mul on juba, ma ei teagi, kas ma tahan seda raundi lõpetada, mul hirmus. 5. Laul kujutab noormeest, keset lainetavat sümboolset rännuteed, kus ta püüab mõista ühe salapärase tütarlapse hoiakuid, murret ja meeleolusid. Segadusest saab aga tasahilju lootus, kui juhuslik lähedus avab ukse ootamatule ja suvehõngulisele armastusele, mis laseb tal end maailmas taas vabalt
hingata. See oli see, noh. Hugo Tom. Oli küll, jah. Eelmine oli Jüri Omaina klaver. Jüri, jah. Panite Hugo Tom või? Hugo Tom, pange kirja. 6. 2 sama artisti on. No jah, ma käigu suva ka, ma ei tea. Laul maalib sooja ja õrna palve kellegi vastu, kes suudaks maailma korraks helgemaks valetada. Mitte pahatahtlikult, vaid just nii palju, et hing saaks puhata. See on igatsus väikeste pooltõdede, pehmendatud reaalsuse ja hoitud läheduse järele, mis kinnitab vaikselt. Isegi kõigi kõikumiste keskel olen ma ikka olemas ja ikka sinu juures. Nice. Mida versi? Mis selle laulu nimi on? Sydney, on sul raske ka üldse või? Ei. Oota, ma ei tea selle laulu nime. Ja. Aga mis selle nimi on? See on super sulle hullad. Ei, oota, kas see on selle albumi raudselt Vaiku ja Plekuga? See on ju midagi Hellad Velleld. Ma ei tea selle nime, ma tean artisti ja ma ei tea nime lihtsalt. Refrääni sõnu teada? Minu arust see ei tule seda. Sa ei tea seda lugu teada, aga artisti teab? Ei, ma tean artiste, aga ma ei tea nime. Meil on sama jama. Ma mõtlesin vastupidi, et see ei ole võimalik. Me küll teame kõike. Teate jah? Me ka. Te ka jah? See on juba hea teadmine. Kuuled seda? Ai. See tähendab seda, et meil on tulnud järjekordne tervitus kuskilt kaugemalt. Ma astun eemale ja vaatame, kes meid tervitab 7. küsimusega. Ahoi, Oliver siin. Ja tegelikult minu küsimus on väga lihtne. Mitu korda öeldakse Sydney ja Chris Bossi laulus ei viitsi, ei saa. Ma ei viitsi. See paneb proovile vastust laulu. Mina tean seda vastust. Mida? Hakkage lugema. No nii. Ma mõtlen seda, te mõtlete 7, ma mõtlen 6 veel seni kaua. Tuleb nii välja, See hakkab kohe algusest juba vaata. Enne kui hakkab pihta. Ma ei viitsi mõtleda 7, ma mõtlen 6. Tuleb nii välja, Ainult, et ei viitsi siis. Oota. Okei. Kas laulu peale kokku või? 3? Ei ole mitu. Pommiseb niimoodi. Ta nagu pommiseks mingit nõia, mingit sellist... Ära sega teda. Ja ta teeb praegu loitsu. 23, 24, 20, oota 7 või 8? 6-7 või? 14, 86, 1, 2, 4, 3, 2, 5. 5, 4, 5, 4, 10, 10. Ütles esimesena 86. Vaheküsimus. Kelle telefoninumber oli 54541010? Oota, see oli seal, ma tean küll. 54, 54, 10, helistage ja saadage oma muredele lahendused. Just. Tegemist oli Kanal 2 osareporter. Jah, just. Lisaküsimuse, palun. Ja, Kreisi raadiot võiks ka ikkagi panna sinna kuskil küsimustesse. Järgmiseks järgmine kord tean. Kreisi raadio küsimusega. Ma mõtlesin, siis sa tuled ja sa tead nii kästi. Võibolla. Valmis, kõik kirjas ja lähme vastuste juurde. Nüüd hakkame kõik kontrollima, mis siin vastused tulid. Nii, meil oli see esimene jutt, mis rääkis siis, kes tunneb ennast tõrjutuna ja tahab ägedat hulka kuuluda, aga vastandub neile hoopis ja kes teeb vastust, tõstab käe. Kes ei tea vastust? Nii, kes pakub midagi? Ebapopulaarne. Ebapopulaarne. Meil on ikka täiesti pekkis see asi. Ja tõepoolest, tegu on kermamudel, ebapopulaarne. Let's go. Kuid järgmine, kes oli see huumorikas portree ja mis siin kõige rohkem võib-olla midagi ütles, oli siis tummise elujõujoogi rituaal, mis äkki võis midagi öelda. Äkki on. Nii, kes midagi pakub? Viina ingel. Espresso macchiato, Tommy Cash. Mis te panite? Me ei hakka vist ütlemisega. Tahate protesteerida? Ei. See on see midagi. Viina ingel. Mis lugu see on? Ma ei teagi. See on Triibupasta ja Anmar Lenn. Tegu on tõesti Tommy Cashi espresso. Kuidas sa ei teadnud? Kuule, meil läheb. Okei, see on nüüd see, mida meil pole õnne ebugi. Tõrge. Lugu ilmus 2024, ütles mõist. Ja vot sellekohane protest on ka ühe küsimuse. Mitu laulu on siis siin juba eelmise aasta laulud? Sa mõtled, jah, okei, on küll. Kuule, see on selle aasta... Aga selles suhtes me võime võtta ka 2025. aasta lõpuga kokku ka viimast 10. mis algas 2015, nii et ei ole üldse häda midagi. Lähme edasi.
Okei, mängime siis nende reeglitega. Don't hate the player, hate the game nagu. Bravuurikat, hüperaktiivset spordikangelast. Palju meil spordikangelastest see aasta lugusid tehti? Mina tean ühte. Hugo Toom. Mis te panite, Sidney? Räägi, sa naerad seal. Me panime Hugo Toom. Ahah. Ei pannud. Ära kõva häälega. Ma ei oleks siis pannud, et see on õige vastus. Ma hakanud kõva häälega lihtsalt vale vastust välja ütlema. Ütle Aston, mis te panite? Panime sportlase kohta rahvalaul. Rahvalaul, no pole ka väga paava. Kusjuures me panime ka alguse rahvalaul, aga siis tundus ebanormaalne, et 2 vastust, 2 sama artisti on, siis me mõtlesime teistmoodi ja panime Hugo Toom. Mõtlesime, et Gerhard on vist mega kermamuret. Teil oli esimene õige vastus või? Ei. Mis te panite? Me oleme kõik jumala hästi. Sa muretse oma paberi pärast seal. Vaata, silmad sinna. Nii. Ei, me oleme väga hästi, Pallin nagu loom. Ja siis see, kellel on külm ja üksinda lumisesse unne, millega tuli protest juba ära. Ma ei peagi seda protesti, ma loodan teist korda veel kuulama. Õige vastus on, kõik koos. Külm, mis ilmus 2024. Juhu! No, mis teha? Mis teha? No, mis teha? 2 on hea. 2 on väga hea juba, jah. Nii, järgmine lugu oli sellisest suvisest keerulisest armastusest. Aru ei või, kuidas? Lainetav. Kanu. Kanu. See on murre seal. Mõisnik, mis sa panid? Me panime Kanu. Pärida. Mulle meeldib. Igal juhul hea vastus on Sam ja Kanu. Mis hästi läheb. Ja meie see viimane laul, mis siin oli, siis läheb lappama. Ma loodan, et sa selle pullisid ka ära praegu. Sooja õrna palve. Tahab kuulda, et talle valetatakse, mitte pahatahtlikult. Lausu tõtt. Ja mida sealt nüüd tuli selle No ei tulnud. Me panime väga Liis Lemsalu ja Lauri Saatpalu münt. Ei ole vaja naerda. Mida sa naerad? Väga erudeeritud laste praegu. Tipus heitab, Kuidas? Tipus puhud tuul. YouTube. Tipus puhud. Igal Nublu ja Vaika Eplik lausu tõtt. Värbel, sa kukkisid. Kas artisti eest saab 0,5 punkti? Mille eest? Õige artisti eest saab 0,5 punkti. Aasta lõpp, kõik on lõbusalt 0,5 punkti. Gerhard. Palju õnne. Ja boonus. Nii. Enne kui me jõuame siis ekspertide juurde, kelle lugu see on ja kes peaksid seda une pealt teadma. Ta juba enne, ma kuulis, et selle maa laulu kohta tuleb küsimus. Juba guugeldes kõik, palju on vaatamisi, palju on kuulamisi, mis puupäeval välja pandi, kõik asjad, seda ta ei oleks arvanud, et selline küsimus tuleb, aga me küsime seda tagant poolt, mitu korda? Siin või? Jah. No ma nägin, et Chris ütles neile 7, nii et me panime 7. Me panime ka 7, aga 6 ette. Ei, me panime 6-7. Ei pannud 67, me panime 6-7. Tähendab, kuna see oli 7. küsimus, me panime 6 ja 7. Ei, oota, mida sa ajad? See oli 7. See on 7, 6, 7, see on veel hullem praegu. Ei, see on 7. küsimus oli. Nojah, aga 67 korda. 22. 22. Mõtlesime jah. Vähemalt. Nii ja siis teie. Chris. Meil on vale vastus. Palju sa panid? 5. Õige vastus on 6. Kõige lõpus. Mul läks meelest kõige. Ma ei tea, ma ise ei ole kokku lugenud, aga Oliver ütles mulle, et vastus on 6. Ja nüüd ongi meie muusikavoor lõppenud. Küll aga ei saa pead pikalt norgu lasta, sest edasi tuleb liikuda juba 4. vooru, milleks on... Kes ütles? Enne mängu algust palusin ma külalistel lõpetada erinevaid lauseid, millest ma valisin mõned välja. Ja nüüd me tahamegi teada, kes nii ütles. Ja esimene on teie ees. Minu arvates on vastas sugupoole kõige suurem mikk, koledad varbad ja imelik naer. Real. Sina või? Mis asja? Sina või? Minu arvates on vastas sugupoole kõige suurem mikk, koledad varbad ja imelik naer. Kes see võiks olla? Chris, sulle ei meeldi varbad, jah? Mis siis on? Kõlab nagu Chris. Chris on nii mõtlik. Mis lugu muidu lihtsalt täiesti nagu mitte isegi kuidagi kuhugi suunas, et kui sinu tiimis nagu või kui kellegi meie tiimis näiteks on inimesel? Ja, me peadki panema. Saate õigesti kirja. Okay. Nii lihtne, okei.
Kepu, sulle ei meeldi varbuda? Olete valmis? ei. Nii, no kellegi peate panema. Ma arvan, et väga paljudele ei meeldi koledad varbed ja imelik naer, aga noh, keegi nendest siis ütles selle välja siin. Järgmine. Kõige absurdsem asi, mille peale ma olen raha raisanud, on Jõuksi membership, mida ma maksan juba pea aasta, kuid kordagi kohal käinud pole. Kes näeb välja, nagu ta ei käigi Jõuksis? Ma ei tea, miks, aga... Niimoodi ütles ikka välja selle. Ei või? Ma oleks pakkunud... Stevenit. Jah. What the hell? See on crazy. Yo, get that clip nagu. Ei! Ole vangi. Köfter, bled. Ta vaatas nüüd suuse näoga. Kolmas. Jälle kuuled seda häält? Ja see tähendab jälle, et mina pean hetkel siit kahjuks lahkuma, aga kellelgi on teile küsimus ja kes teab, mis ta küsib. Aga palun, kuulake siis hoolikalt. Tere, head mälumängu huvilised. Mina olen Kaider Kahar ja mul on ka teile üks küsimus. Kui selline auto välja tuli nagu Bugatti Veyron, äkki mäletate, siis ta oli erakordne oma kiiruse poolest. Temaga oli võimalik sõita üle 250 miili tunni kiirusega, mis on üle 400 kilomeetri tunnis. Kuid selle autoga täiskiirusel sõites rehvid kuluvad ära 15 minutiga. Kuid sellel masinal oli üks takistus, mis ei lasknud sõita üle 12 minuti. Öelge, mis see takistus oli, mis takistas rehvide ribadeks sõitmist? Mul on üks hea idee. Just rääkisime, kes mida ütles, aga järsku tuli meile kuskilt segas vahele hoopis selline küsimus. See ei saa väga ebamäärane. Mina ütleks, et rattaid aeglustav mehhanism. See tundub ebamäärane. Aga tundub, et kui see nagu küsimus on, see peaks olema mingi fun asi või nagu mingi selline väga huvitav asi. Või siis ta just vastupidi, et ei ole. See on loogiline vastus. See on nagu ainuke loogiline vastus, mida ma arvan. Easy. Tagatiib. Ja, nagu ütlete, mis muu siis olla võib nii, et... Ei tea, jah. Kütsi saab otsa või? Oot, mida? Kütsi saab otsa, ei või? Mis takistas sõites ainult 12 minutit sellel? Tean. Aga lähme edasi või lähme tagasi siis. Kes ütles mängu juurde? 4. Kes ütles nii? Kui ma peaksin elu lõpuni sööma ainult ühte toitu, siis see oleks must leib või ja juustuga, mille peal on majonees kartuli maitseainega. Majonees kartuli maitseainega. See on kõige eestilikum asi. Minul tekkis küll huvi, kui ma selle vastuse sain, et tahaks ka proovida. Sidney, kas sa oled taimatoitlane või vegan? Kuule, ei küsi praegu. Mida see on? Tõmm üldse nii kõva häälega siin perkutab praegu. Nii võtab üle selle asja. Jah, aga mina paneks tema või Kepu. Aga meil on see asi, et kui meie kummagi lausa tuleb, siis me üli hästi ära mängima, et me ka nagu mõtleme seda. Tulge siia poole. Mina ei ole see kindla peale. Kõigil on kirjas? See olukord on hea praegu. Õnneks saame teada, kes see inimene on. Jah, õnneks teame, keda vältida. 5. Kõige absurdsem asi, mille peale ma olen raha raisanud, on labubu. Kellel on labubu? See kõlab nagu Sebastian. Aine, kõlab. Ma kuulen kogu aeg enda nime siit lauast. Kõik vastused on Sidney. Meil on iga vastusega siin ka. See on nii raske voor, see on kõige raskem voor. See on väga raske voor. Ma äkki see on rohkenud lobubud siit nagu, ma pakuks, et Sidney. No nii, järgmine, 6. Minu arvates on vastas sugupoole kõige suurem X see, kui ta tahab ise printsess olla. Kris ütles seda. Aine oleme, ma arvan. Ma ei usu, et see võib olla isegi mida? Mine lolliks. No nii, järgmine. Minu arvates on kõige parem Eesti telesaade Suunamudijate tuleproov.
oota, kas keegi siit käis seal nagu osalejana või? see härrasmees oli seal, ei olnud? On ju? Siin on saatejuht ka. Seda küll, jah. Aga äkki siit nii... see oleks liiga obvious, vaata. Miks me seda nii avalikult arutame? Ma pean vist pokkeriprillid pähe panema. Võta välja nüüd, jah. Kurat, ma ikka. See on su pokkeriprillid. Näen su silmi nii kaugelt ka. Aga vähem näed. Järgmine. Asi, mis mind teistest sisuloojatest kõige rohkem eristab, on see, et ma olen arvatavasti kõige nerdim. Siin ma ei taha panna kedagi, nagu see on nagu... Valesti paned vaata. Siis on nagu piinlik võid see. Jah. Ma küsin sinult esimesena kohe. Mul on kahtlusaluseid ka. Minu jaoks küll. See on lihtsalt üks süüdistamise mäng lõpuks nagu. Kõik vaatavad. Sina. Kes kasutaks sellist sõna üldse? Aga see võib olla ka nagu heas mõttes. Ja ei heas mõttes. Nohiklikum. Just öelda. Nohiklikum. No nii. See tähendab jällegi, minul on aeg minna. Tšau. Tšau, kõik see pere. Mulle paluti siis esitada teile väike küsimus viktoriiniks ja ma loodan, et te tunnete ennast kõik seal mõnusalt ja hästi ja ma esitan siis sellise küsimuse, et millises riigis asutati bolognese kaste, mida kasutatakse pasta jaoks ja millises linnas ehk siis riik ja linn peaks olema lihtne, mõelge, saab tuletada ja olge vahvad. Tšau. Eesti ja Põlva. Põlva. Ei, aga nagu päriselt. See riik või linn? Mõlemad. Ma arvan, et see ongi see. See on spetsiifiline, vaata. Okei. Ei, pane. 50-50. Ja läheme edasi või siis jällegi tagasi. Need boonused kipuvad meil siin vahel hüppama. Minu arvates on kõige parem Eesti telesaade hoopis, kes tahab saada miljonäriks. Issand. See kõlab nagu mina, aga mina seda ei öelnud. Ma olen kõige vanem ju, vist siit. Mulle otsa vaata. Igivana saade rehest. John valetab, pane kirja. Sa ei oska valetada. Mida? Ma ei oska valetada. Mina vaatasin ka ikka kunagi. Ma vaatasin ka. Ei, see on. Nagu valetab. Sa oled nii punaseks näost. Sa oled sama punane, kui see topp seal ees. Te kolmekesi korraga vaatate mind. 6 silmaga. Sa oled lihtsalt ilus inimene. Nii. Lähme viimase juurde. Selle raundi viimane on siin. Asi, mis mind teistest sisuloojatest kõige rohkem eristab, on see, et ma pole kunagi teadvustanud, et ma olen sisulooja. Või siis ennast lugenud sisuloojaks. Ta arvab, et see eristab. Sa ennast ei pannud siia, jah? Ei. Sa ütled seda sama asja mingi kogu aeg? Ei. Mina ütlen. Sa ütled avaliku elu tegelase kohta? Jaa, ma ütlen, ma ei ole avaliku elu tegelane. Ei, see on nagu for sure nagu. Ma tahtsin sama öelda. Aga mõislik on mega hea pakkumine. Marko, mis su Insta või see TikToki nimi oli? Ei tea, ei olnud Eesti parim TikToker. Okei, ma ütlesin, et... Ei, ma arvan, et see Eesti parim TikToker. Ma tuli meelde, et see oli sisulooja nagu, aga... Ei olnud sisulooja. Vabandust. No ma paneks siia. Paneme jah savi. See kõlab nii. Kui sa ütled nüüd, siis küll, jah. Jaa, vastused. Jooned alla. Nüüd siis vaatame, kes sai arvas. Kõmm. Minu arvates on vastas sugupoole kõige suurem ikkoledad varbad ja imelik naer. Nii. Sebastian Freiberg. Anni. No paneme Krissi. Artjom. Sebastian. Artjomi tiim ütles Artjom, siis nii ta on. Ma olen päris hea valetaja või? Kes siis on raisanud, ostnud nendele Jõuksi membership'i, mida ta juba aasta aega maksab, aga pole kordi kohal käinud? Mina nägin Sydneyt viimati aasta aega jõusaalis. Me panime ka Sydney. Kus juures? Ma ei ole natuke käinud, sest ma olen haige olnud. Aga see ei ole mina. Ja mis te pakkusite? Meil oli Steven. Ai! Ja ma loksun keset ookeani omaga nõus. Finantsnõu sulle, lõpeta ära see. Ei, aga ma hakkan nüüd käima nagu.
Palun vaata nüüd siia kaamerasse, ütle see Eesti rahvale, et sa hakkad. Mina, Steven Raidmets, hakkan käima Jõuksis alates 2. jaanuarist 2026. Mis sa esimesel teed? Kas sa käid korra või hakkad nagu pidevalt käima? Ma hakkan jõusaalis käima. Korra käin ära. Ma käin ära kord aastas hakkan Mis sa käima. teed seal jõusaalis? Tööl hakkad käima? Ei, ma seda mingit asja vaata ikka. Koristamas. Lisaraha teenid, et ära maksta seda kinni. Aga lähme edasi. Et kes... meil oli vahepeal siin ju boonus. Meil oli see küsimus siis, mis oli auto kohta, Bugatti kohta. Nii, mis siin vastused tulevad? Pane sina. Nii. Kütus! Mis sellega on? Saab otsa. Ma oletasin, et tegemist on mõne automudeliga, see kuulas hästi ulmeliselt, ma ütlesin, et see on äkki mingi showroom asi, et see ei ole siuke, millega inimesed saavad nagu päriselt osta ja sõitmas käia. Saavad küll, jah. Okei, mina ei teadnud seda, ma pakkusin, et Langeväri. Kes veel pakkus midagi panevat? Me panime ka kütus saab otsa. Sama. Let's go. Tippkiirusel saab tõesti kütus otsa 12 minutiga. Enne kui rehvid, siis 3 minuti pärast peaks minema. Aga me saame minna nüüd edasi. Kui ma peaksin elu lõpuni sööma ainult ühte toitu, siis see oleks must leib või juustuga, mille peal on majonees kartuli maitseainega. No me pakkusime Artjom. Nojah, muidugi. Me pakkusime Anni. Meie ka. Ja mina tegelikult nüüd ma tahangi öelda, et see on nagu nii huvitav, kuidas sai selline tiim kokku, kus üks vend haibib sinepit, üks vend ketšupit ja üks vend majoneesi. Üks õde majonees. Miks? Tähendab, tohib küsida, miks? Sa näed välja nagu sulle meeldiks majonees. Ma ei pakuks elu sees seda sulle. Aitäh! Sorry. Te oleks saanud oma tiimi nimeks panna hot dog. Miks te kasutanud seda? Kõiki kastmeid, palun. Nii, lähme edasi. Tiim Kastmed. Kõige absurdsem asi, mille peale ma olen raha raisanud, on Labubu. Markus Sinivee. Ma ei ole ostnud Labubut isegi. Me pakkusime ka Steven. Me pakkusime. Mul ei ole ühtegi Labubut. No meil alguses oli see Bastian, me tõmbasime maha selle. Ja kas süüdlane tahab ennast ise teatavaks teha? Nii ilmselgelt. No võib-olla... Vabandust, ma lisan siia juurde, et ma ostsin 36 Labubut kokku. Et see nagu, et üks on nagu chill, et sellepärast ma ei tundnud halvast, aga see oli tõesti niimoodi, et kui ma nagu suve keskel ma polnud ühi raha enam. Palju sul raha oled kulutanud Labubide peale? 36 korda mingi keskmiselt äkki 70 €. 2 tonni või? Labu. Miks sul 3 tonni peaaegu? Aga mul on ainult 4 tükk alles. Sa investeerisid Labubudesse. Vähemalt väga eneseteadlik valik siin selles suhtes panna. See on crazy. Et kas see on absurdne, kas ma kahetsen seda? Hiinas saad osta 8. Would do it again. Jaa. Järgmise trendiga. Kui uus mudel tuleb. I'm there. Kelle jaoks on kõige suurem ikk, kui vastas sugupool tahab ise printsess olla? Pärbeli. Kas kellelgi on vastuväiteid? Ma ei tea, ma panin Mihkel, aga ma ei tea. Mina või? Kris, miks sa panin Mihkel? Ei tea. Ma võingi olla printsess, kui ma tahan. Ma ei mõelnud, kes meil Mihkel Tugev mees siin saab hakkama printsessiga. on. Mihkel on vist printsess olla. Me pakkusime Pärbel. Ma lugesin küsimust valesti. Nüüd on õige. Mis sa lugesid? Et kellele ei meeldi printsessid. Aga ise printsess, seda ma ei arvanud. Kelle sa panid siis? Mihkel. Nii, järgmine küsimus. Minu arvates on kõige parem Eesti telesaade Suunamudijate tuleproov. Siis on Sydney. 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 Keegi pakkus midagi peale Sydney? Stevenit pakkusime meie. Me ka Stevenit. Me panime Sydney, tõmbasime maha, panime Steven, tõmbasime Aga see on ka õige, jah. Jaa, panin ka. Hea maitse. Väga hea maitse. Nii, järgmine. Ei, ma olin ka kohe Steven. Asi, mis mind teistest sisuloojatest kõige rohkem eristab, see, et ma olen arvatavasti kõige nerdim. Ralf Paldermaa. Ralf Paldermaa. Ralf Paldermaa. Okei. Võtad omaks. Ralf. Ma arvasin, et ma play-offisin nii hästi, ma olin seal mingi, jah, tean. Ma lihtsalt tean, Ralf. Meil oli boonus vahepeal, kus meil käis siis küsimas Alex. Ja tema küsimus oli, et kust tuleb siis Bolognese kaste? Et Itaalia ja Bologna linnast. Sama. Keegi pani midagi muud. Keegi arvanudki Roomast äkki. Nii et teile kõigile õige. Nii,
minu arvates on kõige parem Eesti telesaade, kes tahab saada miljonäriks. Ma arvan, et kandidaate oli siin väga palju, aga mis pakuti? Mõisnik. Äkriam. Jälle petsin teile ära. Mõisnik. Sa ei ole suunamõõdjate tuleproovi näinud. Jaa. Proova hakkab peitega. Aga asi, mis mind teistest sisuloojatest kõige rohkem eristab, on see, et ma pole kunagi teadvustanud, et ma olen sisulooja või ennast lugenud sisuloojaks. Kes? Aaron. Meil on ka Aaron, jah. Looris ütlesid, et sa ei pea end suunamõõdjaks. Kui ma nägin seda, siis ma mõtlesin, et kas see võis olla. Jaa, me panimegi sinu. Kuulge, Me oleks ülihästi siin praegu. Läks väga hästi. Kuulge, aga päris halvasti ju. No nii. Kuulge, aga päris hästi ju. Panime 3 missi nagu. Ja olemegi jõudnud meie mälumängu lõppu, kus kõik voorud on ametlikult läbi. Aga nagu te mäletate, siis alguses filmisid kõik sisuloojad endast ka TikTokid. Nüüd on käes aeg, kus vaatame üle, kuidas nendel videotel läks ja kes osutus selle vooru võitjaks. Vaatame, kuidas läks siis TikTokidel. 1888 vaatamisega on 5. kohal tiim nimega The Supremes. Aga väga napilt on kõik. See on kõige siiram asi, mida ma olen sellel aastal kuulnud. Ainult reaalselt 99 vaatamist rohkem. Mõgemaa. Me oleme rahul. 2 punkti. 3. koht ja 3 punkti. IQ 67 said 3 punkti. Nobelid said 4 punkti. Ja Don't Worry Darling sai 5 punkti. Ja nüüd, kui meil on kõikide voorude tulemused teada, saamegi välja kuulutada, kes on enda oskuste ja teadmistega viinud ennast võiduni. Alustame siis tagant otsast, kuigi siin kõik on võitjad, kõik tulid kohale, kõik on väga tublid, aitäh, et te tulite, teeme aplausi kõik teile. Avameelne 5. koht, 22,5 punkti. The Supremes. See oli see üks asi, mida me tahtsime, et ei Ma ütlesin, et meil viimaseks küll ei jäänud. Nii, 4. ja 3. kohta jagatakse 23 punktiga. Selleks on Nobelid ja Mõgemaa. Aga nüüd ma ei saa öelda teile, kes sai teise koha, sellepärast, et siis oleks väga, ei oleks üldse põnev kuulata, kes sai esimese koha. Aga teine koht sai 25 punkti ja esimene koht sai 29 punkti. Let's go. Nii. Ja esimese koha on saavutanud tiim nimega IQ 67. Let's go! Me võime nüüd teile ka jagada. Saate ka äkki kana. Teeme ühe suure aplausiga teisele kohale. Aga meie hea sponsori poolt KFC on pandud teile ka välja auhinnad, milleks on sokid. Aga palun. Ja lisaks sokkidele on teil võimalus siis minna ja KFC-s saada ka endale üks talvine ämber 2. Teil on selline uhke põnev toode nagu talvine ämber, nii et palun. Aitäh. Palun ja palun. Suur aitäh. Ja lisaks aitäh ostimast Terminal Records Bar. Teil külalistele on mõlemal siia poodi ka väikene kinkekaart, nii et päriselt. Vau. Teege 6-7. Ma võin kana pakkuda. Aitäh, et vaatasite. Kohtume juba uuel aastal. Tšau!